Kohe on siis startimas meil mehed seenior 3, seenior 4 ja seenior 5 vanuseklass. Jah, ehk siis päeva 6 stardist saame kohe varsti teise stardi antud. Ja meil siis stardis sellised mehed nagu Tõnu Ord CC Superiorist, kes nähtavasti läheb siin starti täna favoriidina. Tema peaks olema tsiklokrossi sarja liider. Siis mehed seenior 3 vanusegrupis tema ja tugevamad mehed on siin juba seenior 4, Alar Reiska, Alar Nigul, kes kindlasti Tõnu Ordile lähevad konkurentsi pakkuma. Just, ja et vanusegruppidest natukene aimu anda, siis seenior 3 on meil mehed vanuses 50 kuni 54 aastat ja seenior 4 on siis 55 kuni 59 eluaastat. Ja sealt edasi 5-aastaste sammudega need seenior klassid lähevad. Jah, et meil siin arvestades seenior 5 on stardis, siis tegemist on juba ka päris teakate rattameestega, kogemuste pagas missugune. Jah, ja see näitab ka seda, et ei pea tsüklokrossi kartma. Näeme pildis Urmas Karlssonit, kes vaatamata kõikidele meelitustele tulla ise tsüklokrossi sõitma, ei ole ta seda siiamaani teinud. Või ta ühe korra tegi, ma ei mäleta. No küll ta ka kripeldama lõpuks hakkab ja me teda siin stardijoonel näeme, et nagu me teame, rattaspordis on väga palju erinevaid vanusekategooriaid ja siin Eesti meistrivõistlusi maantee peal isegi kuni seenior 8 vanusegrupile peetakse, et Urmasel aega tulla küll. Tagasi tulek teha, mutta. Aga siis nagu öeldud, Tõnu Ord, Alar Reiska, Alar Nigul, number 135 Aimur Ruuk, Rakvere rattaklubi Siplased, Raul Arula, vana rattamees Tartu Velost, Priit Randpõld, Bike Fanatics, Kaupo Kuhlap, Kosmos, Oleg Vassiljev, Kalevi jalgrattakoolist, Margus Merisalu Tartu spordiklubist Velo, Anti Oot, Amps, Avo Eljas, Püha Loomaaed, Janus Linkrem, Kalevi jalgrattakoolist, Tarmo ja Neemela. Start anti. Ja siin on start antud ja stardis on veel Igor Tarassov, Kaupo Koch, Riho Ever, Andrus Volk, Raido Kodaniborg, CFC spordiklubi. Nii et kui me siin Tõnu Ordi välja teeme, siis unustasime ühe mehe ära, Raido Kodaniborgi. Saame näha. Nii palju tundus, et Alar Nigulil läks start pisut tuntsu, vist ei saanud jalga pedaali külge kohe kiiresti, sest tagasipoole ta seal vajus. Siin on igal juhul spordipartneri rattaklubi mees teinud päris hea alguse. Ja vahe on päris korralik sisse saadud, nii et Priit Randpõlk siis ametliku nimetusega Bike Fanatics CC on otsustavalt vahe sisse rebinud siin stardikiirendusega. Aga nagu me nägime eelmises stardis, siis esimene ring ei tähenda veel sugugi mitte. Ka siin sõidus on sõidu kestuseks siis planeeritud 30 minutit ja see ringide arv, mitu ringi tuleb läbida, et see aeg kokku saada, määratakse siis peale 2 esimese ringi läbimist võistlejate poolt või õigemini siis juhtvõistleja poolt. Ja saame näha, kui kiirelt siis Raido Kodaniborg ette välja jõuab, sest või kas jõuab? Ja, või kas jõuab, sest Raido pidi startima ju üsna kaugelt ja tegelikult on väga head vormi ja minekut siin sellel suvel näidanud maantee peal ja ka Tartu rattamaratoni teatesõidu võitja meeskonda kuulus tema, kui ma eksi. Et kindlasti ta seda sõiduvormi on. Jah, samas see tagant startimine siin sõidus nüüd nii hull ei olnud ka, sest kokku on meil nimekirjas palju, umbes 20 meest. Stardi koridori mahub 8 võistlejat kõrvuti, ehk siis kõige halvimal juhul oleks ta olnud 3. reas. Jah, ja Raido on juba siin Tõnu Ordi selja taga 4. kohal. Keegi on ratta unustanud ja on ahvi köie peal. Aga see vist oli pealtvaataja, keegi lastest. No jah, õnneks. Ja siin siis mehed lähevad, Riho Ever Veloklubersi mees siin läks just ja Veloklubers on siis Eesti kõige suurem ratta veebiportaal. Jah, siin number 145 oli meil Igor Tarassov siis Nõmme rattaklubist. Ja samal ajal siis number 137 Priit Randpõld, Bike Fanatics sõitu juhtimas, tema seenior 3 siis. Ja seal tundub, et Sigvardi treenid Tallinnas toimivad hästi. Toimivad väga hästi.
igal juhul stardiring on olnud muljetavaldav, et hetkel on ikkagi selge vahe sees, aga nägu on selline hapu, et ei lähe see esimese kergusega, et saame näha, kuidas tagantpoolt mehed tulevad. Mina usun, et Raido Kodanipork küll võtab oma siit sõidust lõpuks, et ei tohiks talle olla kuigi raske siin nüüd konkurentide selgprügiseks teha. Vanuserühmas sõidavad ka seenior 6 ja seenior 7 vanuserühma kuuluvad. Ja samal ajal me näeme siin siis spordiklubi Velo number 140 Margus Merisalu, et ka tegemist vana rattamehega. Ja siin juba on sellest tõusunukist meestel raskem üle saada kui poisikesed. Poisikesed läksid ikka sellise hüppega. Eks poisikesed on natukene kergemad ka ja poisikesed läksid ka pisut suurema hooga sinna sillale peale. Jah, et said vähem raskust rattaseljas, parem kiirendus ja loomulikult vastu nõlva on ka tunduvalt lihtsam. Nii, kommentaatori bussi aknast hakkavad vaikselt paistma võistlejad liginemas siia mudasele lõigule. Jah, saame näha nüüd, mida mehed siis siin mudasel lõigul teevad, et mida raskem oled, seda rohkem sa mudasse kinni vajud. Ja nüüd on see siis ka telepildis. Igal juhul tehnika meestel selge ja rattaseljast tullakse väga ilusti maha. Ja siin on näha, et kellel on väledamad jooksujalad ja kellel ei ole, eks. Alar Reiska igal juhul peaaegu jooksis mööda siin. Hetkel oli sisekurvi eelis, mis päästis. Jah, et veel ründas küll Priit Randpõld, aga ei saanud mööda. Vaadata teisest aknast, siis üritavad kangelaslikult sõita. Ja kas lähevad läbi sealt sõites? Umbes poole distantsi peale. Ja siis Priit Randpõld käis ka korraks külili ja nüüd tänu sellele siis Tõnu Ort sai mööda Raido Kodaniporgist siin selle mudase lõiguga, et väga-väga osavalt kohe. Ja tundub nii, et Priit Randpõld langes koguni 4. Et piisas ühest sellest mudasest lõigust, ebaõnnestunud ratta peale tagasi minekust ja ei vahekorda maha, et ette on tekkinud meil hetkel siis kolmik, kus sees oli siis Tõnu Ord, kus sees oli meil Priit Randpõld oli seal nüüd maha jäänud, Raido Kodanipork oli meil seal ja Alar Reiska oli meil seal. Jah, ja siin tulevad siis viimased vanemate vanusekategooriate võistlejad. Jah, Anti Oot siin on ka teada tuntud rattavõistlustel käia ja ei ole distsipliini, kus tema ei osaleks. Et Anti on ka väga mitmekülgne siis rattamees. Numbri all siis 141 tema Amps meeskonnast ja Anti on meil siis mehed senior 5 ehk kõige vanem vanuseklass tänasel päeval. Kes meil siin starti on lastud. Ja nüüd peale seda, kui noorte sõit on läbi ja on seeniori startinud, on ka siit mudase koha pealt meil see kaasaelajate grupp ära kadunud. Treenerid on lahkunud. Treenerid on jah lahkunud, et nii vanadel härrasmeestel ei ole enam treenerid vaja, nemad teavad ise, mis nad teevad. Aga siin siis ka üleskutse eelkõige Elva inimestele, tulge raja äärde. Siin on ruumi kõvasti, ilm on ilus, kohalikus kohvikutelgis pakutakse head ja paremad ühe võistluste toetaja poolt. Võin kinnitada, on tõesti hea ja parem. Mina sõin kiluvelliba, väga maitseb. Aga tegime ennem ühe vea, tegemist ei olnud mitte Tõnu Ordi, vaid Tarmo Neemelaga. Ja Tarmo Neemela on meil väga tugev maastikukrossi rattur. Tarmo või Kurmo? Tarmo Neemela. Tarmo Neemela Red Bike rattaklubist on siis seda võistlust praegu juhtimas lausa. Ja Raido Kodaniporgil saab olema üsna raske Tarmo vastu, et Tarmo on väga head vormi edanud siin erinevatel maastikuratta sarja sõitudel ja praegu näitab, et ka Sikrorossi ei ole tema jaoks absoluutselt võõras asi. Küll Sikrorossi etappidel ta ei ole nii palju osalenud, et siin üldsott nii hea oleks, et oleks eespoolt saanud startida, aga sama seis on ka Raido Kodaniporgil ja ei ole tullu midagi, et Alar Reiska, kes teist koht hoiab karikasarjas, praegu liigub 3. kohal ja siit meil tuleb siis Alar Nigul CFC spordiklubist. Ning Priit Randpõld, kes tegi väga hea stardi, on nüüd juba langenud siin 5.–6. kohale. Kas see on see esimese ringi needus? See on see esimese ringi needus vist jah, et
esimene ring on oluline, stardist on vaja minema saada, aga jõudu tuleb jagada. Tuleb jagada. Ei ole mõtet kohe kõike mängu panna, sest üpris pikk sõit on veel ees, et ikkagi üle poole tunni pingutust. Ja aina pikemaks need sõidud lähevad. Ja. See on meil siis vist, kas on viimane 30-minutiline sõit? Jah, distants ja siis juba järgmised stardid meil on ajaliselt pikemad, et mehed juuniorid juba peavad sõitma 40 minutit. Esimene ring läbitud ajaga 7.46, ehk siis tegelikult aeglasemalt kui M16 poisid, mis on ka mõneti loogiline. Igal juhul. Tarmo Neemela siis jah juhib, Alar Negul nüüd siin tuli 4. Tõnu Ord 5. Avo Eljas 6. ja Priit Randpald juba langenud 7. mees, kes siis tegelikult esimese ringi enam kui pool juhtis. Tegi esimese hästi kiire poolringi. Ja siit siis Aimu Ruuk meil tulemas. Aimu Ruuk on meil siis ka mehed seenior 5 klassi rattur. Raul Arula läbi tulnud ka mehed seenior 5. Et Jaanus Linkreim siis seal järel, tema on siis mehed seenior 3. Ja Kaupo Koch, Riho Ever, et 12. koht siis juba minut kaotamas esimesel, et selle esimese ringi 7-8 minutiga juhtub ikka päris palju ja stardi finišijoonel tagasi jõudes on juba vahed päris pikaks kerisenud. Ja eelkõige tuleneb see siis kõikidest nendest tehnilistest elementidest, tagasipööretest, šikaanidest paremale vasakule. Mõtled küll, et mis see seal on, kui ma võib-olla kaotan 0,1-0,2 sekundit pöörde peale ja siin nägime kedagi efektselt käkaskaela käimas. Ja Tarmo Neemela siin ja Raida Kodanipark kasutab võimalust ja läheb ise nüüd seda võistlust juhtima. Sellised need salakavalad kurvid on ja nii ongi, ühes kurvis kaotad 0,2 sekundit, teises kaotad 0,1, ringi peale on kokku pöördeid 10-20 ja nii need sekundid tulevad. Ja igal juhul praegu jah, Raido tundub, et on võtnud ikkagi suhteliselt sellise mõistliku tempoga ja näost tundub väga värske veel olevat, et ei ole grimasse. Tarmol on mõnes mõttes grimassid näos. Või oskavad vanad hundid oma tundeid maskeerida. Jah, väike pluhk ja paista juurde alati. Siin oli väikene vale pööre. Võistleja arvas, et rada keerab rohkem paremale, kui tegelikult keeras. Just nii ja siin Alar Nigul meil nüüd liikumas ja number 142 Avo Eljas siis Püha Loomaed ja Tõnu Ord meil läksid siis ka nüüd. Kui me siin enne rääkisime, et tsüklokrossi näol on tegu sellise taktikalise sõiduga, kus kogu aeg peab pea töötama nagu koore lahutaja, nagu mul vanaisa tavatses öelda, siis tegelikult see nii ongi ja eelkõige tähendab see seda, et raja trajektoor, mis esimesel ringil võis tunduda ideaalne, ei pruugi seda sugugi mitte olla teisel ringil ja veel vähem 3. ringil. Ehk tegelikult pead sa iga hetk, igat kurvi analüüsima uuest algseisust ja otsustama, et kuidas täpselt tuleks nüüd enda rajavalik teha, millise kiirusega, kus kohas pidurdada ja nii edasi. No Raido Kodanipark on meile vana tipptegija ja tegemist on ka mehega, kes on olümpiamängudel siis 9. sõitnud maanteegrupisõidus 92. aastal Barcelonas, et tundub, et siin seda kogemust on piisavalt ja nüüd ka viimase ajal treenitust, et on omadelt minemas. Hetkel tundus see vahe olema kasvanud nii, nagu oleks vahepeal raudtee ületus ja tõkkepuud teistele võistlejatele ette pandud. Jah, ja Tarmo Neemel on siin natukene tahapoole vajunud, et huvitav, kas see nüüd see komistamine seal lõi ta rütmist välja, mis tal oli. Et või juhtus midagi rattaga, sest sellised libastumised võivad olla isegi rattatehnikale kõige ohtlikumad. Tarvitseb ainult tagumine käiguvahetaja pisut kõveraks väänata, mõned puulehed ebasobivasse kohta saada ja sinna need 10 sekundid kaovad. Taamal paistis juba Kodanipark metsast välja tulemas. Viimased 200 meetrit tulla enne muda peale keeramist. Jah, saame näha, nüüd tal pinget siin selles suhtes ei ole, et keegi kurvis ära trügima ei tule. Saab oma trajektoori valida ja siin on meil pildis ilusti näha ja võtab üsna rahulikult, et ei rabele, et valib rada korralikult, läheb seal, kus on vähem mudasem joosta. Ratast peab siis käe kõrval ja kõla peale tõmbama, nagu siin kombeks osadel on. Ja ilusti jälle sadulasse minema ja siis alles tuleb meil järgmine. Ja saan mina vasakult poolt vaadata, kuidas ta siit mudaaugust siis läbi läheb.
Ja siin me näeme stiili näitab, kuidas Nigul siis võtab ratta õla peale. Ja ka Tõnuord võtab ratta õla peale ja jookseb sedasi. Ainult ka selles ratta õla peale võtmise stiilis on oluline vahe, kes kuidas seda teeb. Ja see, kuidas Tõnuord seda teeb, ei ole kõige stiilipuhtam. Ja nüüd näeme kukkumist. Ja näeme väikest kukkumist. Ja jälle tegemist on siis Tarmo Neemelaga, jah, kes ka eelmkord siin mudaste kohtade peal libastus. Ehk siis tõepoolest esimese ringi needus. Tundub nii, jah, et ei ole nii hästi läinud, kui käib Virgo Miti jalajälgedes. Jah, saame näha, kas see meil täna saab läbivaks teemaks või ei saa. Aga igal juhul põnev on olnud, et ei ole stardist alates kohe kindlad liidrid, vaid ikkagi sõidus on ka mingit sellist mänguelementi sees. Ja mida rohkem võistlejaid rajale tuleb siin järgnevates startides, siis seda võitluslikumaks ja võistluslikumaks ja kõik ka läheb. Võib-olla juhtub nii, et esikolmik, esikuuik panevad oma positsioonid paika suhteliselt kiirelt, aga siis need tahapoole jäävad kohad, ma usun, seal toimub kohtade vahetamist ikkagi kogu sõidu vältel. Samal ajal, kui siin Austa rattaklubi lipukesi kaamera näitab, siis tuletan meelde, et me oleme Elvas uue spordihoone kõrval, et kui vanasti Elvas rattavõistlused krossid toimusid siit paarsada meetrit eemal laululava juures, siis nüüd on siia ehitatud järve äärde üks vinge uus spordihoone, mis alles eile avati. Ja siin spordihoone ja koolimaja vahel on ka stardi-finišiala ja rada on siia siis spordihoone taha ja järve äärde toodud, kus me ka näeme siis praegu seda mudatakistust. Numbriga 138 tuli sealt läbi Kaupo Kuhlap siis kosmosest. Et siin me oleme siis kurikuulsa lauluava juures, kus vanasti kõik talikrossid ja sügiskrossid ja nii edasi toimusid, isegi korduvalt siin võistelnud. Kas sa oled ka üle järve sõitnud? Üle järve mina ei ole sõitnud. Mul ühe korra on õnnestunud. See oli äkki 2 aastat tagasi. Siis, kui jääkatte peal. Jah, õnneks küll. Et päris jumalat mängima ei pidanud. Ei, ja meie palvetele on vastatud. Näen bussi esiklaasil esimese vihmapiiski. Et siin... Mina sain aru, et me manasime päikest enne välja. Jaa, päike oli ära juba. Seda me ütlesime, et Elva on päikeseline, aga tsüklokross valdavalt ikkagi seostub mudaste oludega. Suvised rattasõidudistsipliinid on sellised, kus on päike ja soe. Tsüklokross esteetidele kindlasti ei ole, see on tõelistele meestele. Ja naistele. Ja naistele, jah. Antud sõidus meil naisi ei ole, et naised meil stardivad siis, nagu ma ütlesin, kell 3. Ja põhjus, miks naised etteruttavalt rääkides on ühte starti kokku pandud, on väga proosaline. Neid lihtsalt on kõikide vanuseklasside peale kokku nii vähe, et neid ei oleks olnud mõistlik eraldi vanuseklassi startidesse panna. Siit ka üleskutse. Linna peal ja linnade vahel on näha küll ja veel sõitmas naisterahvaid ratastega, et ärge peljake, tulge ja pange ennast proovile. See ei ole üldse mitte õudne. Ja siin me nägime, kuidas Tõnu Ord siis ründas Alar Nigulit tõusu peal, jah, et sõitis mööda, ratturite keeli ründas. Tegemist ei ole lahinguga, aga Raido Kadenipark on siis tulnud nüüd järgmiselt ringilt. Temal siis pool maadel umbes minna finišini. 2 ringi sõetud, 2 vast veel. Ja siin sõidus siis tundub, et võiteaeg tuleb napilt üle poole tunni, ehk sõidavad nad jälle 4 ringi. Ja vahe teise kohaga on juba kärisenud päris pikaks, et tundub, et Raido on päris kindlat sõitu tegemas ja oma võtmas, et teisena meil siis hetkel läbi tulemas Alar Reiska. Ja taga on ilusat tõusu teinud Avo Eljas. Avo Eljas, ja on tõusnud meil 3. et alguses Avost me väga palju rääkida ei saanud. Püha Looma, et siis Pärnust pärit mees. Jah. Ja tema oli üks esimesi, ütleme siis, vanemate meesterahvaste klassis tsüklokrassi fanaatikuid, kes kõikidel võistlustel ka viimase 5 aasta vältel osalenud on. Alar Nigul meil siis 5, Tarmo Neemela 6. langenud ja Priit Randpõld siis 7. et esimese ringi tegijad Neemela Randpõld 6-7 hetkel. Aimu Ruuk, Rakvere. Ja siin jah, siis Aimu Ruuk 8. kohal liikumas. Aimu Ruuk on mehed senior 5 siis meil juba.
et tema siis senior 5 klassiga liider, et siin ka igale vanusegrupile antakse lõpuks eraldi meistrimedalid kaela. Ja seda siis ainult tingimusel, et on piisavalt palju võistlejaid tolles vanuseklassis, et vanuseklass on avatud. Jah, täpselt nii, et medaleid jagatakse ikkagi välja alles siis, kui on sportlasi rohkem kui 4 stardis, kui ma eksi, senioride klassis. Et siin päris nii ei ole, et tule starti ja kui on 2 osalejat, oled kindel hõbe. Et ainult kohale tuleku eest ikkagi auhinda ei anta. Natukene tuleb selle nimel vaeva ka näha. Ja tean, et siin osadel ka maanteeratta Eesti meistrivõistlustel vanemades seenioride klassis mehed teevad ise kodutöö ära, kui näevad, et ei ole piisavalt registreerunuid, helistavad kõik oma sõbrad tuttavad läbi, et mis sa pullid ja kas sul see tervis on ikka päris hea ja tule nüüd starti ja lähme sõidame. Nii on. Kui nüüd rääkida veel natukene sellest võistlusrajast, siis ka reeglite järgi on ette nähtud, et tsüklokrossi võistlusrada oleks pikkuse vahemikus siis kuskil 2,5 kuni 3,5 kilomeetrit ja arvestuslikult tähendabki seda ringi läbimise aega siis midagi vahemikku 6 ja 10 minuti vahele sõltuvalt raja disainist, ilmastikuoludest. Ja selline raja pikkus või raja läbimiseks kuluv aeg lubabki suhteliselt täpselt ja mugavalt ka tagada selle, et võistluskesklus, on ta siis 30 minutit, 40 minutit või tund aega, saab peaaegu kellassepa täpsusega ka paika. Siin me siis näeme stiili näidet Raido Kodaniporgi esituses, kes meil seda sõitu juhib ja võib üsna kindla peale sõita, et siin ei ole vaja kuskil millegagi riskida, sest riski ma ei pea. Jälitajad on sellises kontrollitavas kauguses hetkel, et ohtu ei ole, et keegi kohe järgi jõuaks. Just. Elva raja puhul siis, nagu hommikusel kogunemisel peakorraldaja Kaspar Austa ütles, raja pikkus 2,5 kilomeetrit. Tarmo Neemel on meil uuesti hoo üles saanud, et siin Tõnu Ortist ja Alar Nigunist mööda tulnud. Et saame näha, kas ta nüüd jätkab sõituga tõusustempos, igal juhul praegu on väga hea lõigu vahepeal teinud ja kiirenduse teinud ja läheb ju Raido Kodaniporgi järel, kas nüüd teisel kohal juba või ma magasime midagi korraks maha? Ei, ta vist ikka nii kõrgele veel jõudnud ei ole. Aga igal juhul väga hästi on jah siin tulnud, et siin me näeme siis Tõnu Ordi ja Alar Nigulit. Tsüklokross on kindlasti selline võistlus, kus alla anda ei tohiks mitte mingisugusel hetkel, sest mitte kunagi ei tea, mis eespool juhtuda võib ja kellel kus kohas ikaldus juhtuda võib. Ja siin on Aimu Ruuk, kes ikkagi senior 3 klassi ratturitele ka väga tugevalt kandadele astub, et vanem härrasmees väga heas füüsilises vormis. Rakvere rattuklubi Siplased siis tema. Ja on minu teada tema käinud ka kohal kõikidel tsüklokrossi võistlustel, mida vähegi on võimalik olnud kalendrist leida. Ja siin meil Raido Kodaniporg siis jälle sellest mudasest lõigust üles jooksuna rattaselga hüppanud ja liikumas kindlalt hetkel tundub võidusuunas ja kes meil seal taga paistab, Alar Riskamäe siis jätkab teisel kohal hetkel. Ja Ailes 3. Jah, täpselt niimoodi. Avo Eljas meil 3, siis tema Pärnu mees ja Tarmo Neemel on juba kannud. Et Tarmo Neemel on väga kõvasti tulnud siin nüüd vahepealset lõiku, et tal ju ikka tehnikaga midagi viltu vedas või ta ei tunnetanud seda ratast. Ma nüüd ei pannudki tähele, kas ta on ratast vahetanud või mitte. Tundub, et sama ratas on mis algul, aga ka pea tee on. Igal juhul, Tarmo juba tõusis siit pikkade sammudega 3. Ja siit järgmise muda lõigu pealt me siit bussist näeme, kas ta juba tõuab ka teiseks selle lõiguga siit vahepealt või on ta hetkel on veel 3. Aga ja nüüd jäi rattaga lintidesse kinni, kaotas paar meetrit, aga on ikkagi 3. kohal. Ahah, nii et Neemel on siin päris kõvasti tagasi tulnud sõitu sisse need medalitele. Saame näha, kas ta hakkab ka nüüd Kodaniporki püüdma, sest üks ringi peale seda jääb veel minna. Just, siit hetkest alates on umbes 1,5 ringi minna. Ja see kõik on võimalik, et Raido võib ees natuke uinuda, Tarmo tagant võib natuke libastuda ja Tarmo tagant suure hooga tulemas, et saame näha, et kas see sõidu lõpp nüüd läheb ka põnevaks või ei lähe. Kuigi see rada siia Elva, Männi ja Lodumetsade vahele tehtud on, siis õnneks vist metslooma ohtu väga ei ole. Ma olen ühel Šotimaa võistlusel näinud juhtu, kus üks võistleja võeti maha metskitse poolt.
sõna otseses mõttes tormas rajale Metskits ja otse 10. võistlejale. Ma siis räägin enda loo ka kohe ära, kui meil Metskitsede peale jutt läks ja meil finiši sellise tiheda heitluseni aega on. Sai sõidetud kunagi sellist kuulsat ühepäevaklassikut Itaalias nagu Strade Bianche ehk valgete teede sõit seal. Ja suures grupis oli me liikumas kruusatee peal alla mäge, mis on sellise lauge kurviga. Kiirus oli selline 60 ringis pakun, selline kõva kruusatee oli. Ja vasaku kätt mingi hetk kuulen, et mingi asi sahiseb. Ise olin selles grupis kuskil 5-60 positsiooni peale, et pikk selline ratturite rivi ees ja pikk ratturite rivi taga. Ja vaatan kits, et ülevalt sealt nõlva pealt tulles siis kogu see autokolonn ja ratturid ja helikopterid ja mis seal lendasid, hirmutasid mingi kitse välja sealt põõsastest. Ja tema padu hirmus siis pani õkva sealt mäest alla üle põllu ja näen, et täpselt see kruusatee keerab talle justkui ette, et tuleb meie trajektoori peale. Ja mida lähedamale see kits jõuab, seda rohkem hakkasin ka ise kartma, et pagan, et ta nopib minu siit vahelt välja. Ja noppis mehe täpselt minu selja tagant maha. Ja kiirus oli umbes, nagu ma ütlesin, 60 ja ma nägin ainult seda, nii see rattur, tookord siis mäletan, oli Helsingi's riietes Eurostaineri rattur või oli siis juba Milram. Igal juhul vist oli veel Eurostainer, vahet ei ole. Ja see kits pani mõlevad uperkuuti, ma arvan, ka see kits pani oma 3-4 saltot seal. Hoog oli selline, et ka päris ärevad hetked, et nende metsloomadega võib kokku sattuda küll. Võib juhtuda, jah. Juhused sellest, kuidas orav on oma pea kodarate vahelt läbi pistnud, ei ole ka liiga haruldased. Aga siin näeme siis, et tõepoolest on toimunud teatav ärkamine, tagasitulek. Jah, et Tarmo Neemel on saanud uue hingamise ja oma vahepealsestest probleemidest jagu saanud nüüd samal ajal kui Raido Kodanipork nüüd läheb viimasel ringile. Viimasel ringile, siis vaatame, mis see aja vahe on, et kas Tarmo Neemel on mingitki võimalust siin nüüd Raidot püüdma asuda või on see vahe ikkagi juba liiga suureks kärisenud. Ja ei, hetkel tundub küll, et see vahe on ikka juba selline, et seda vist jääb ikka paljuks. Ja paljuks, et Tarmo peab nüüd sõitma kindla peale, et oma see teist kohta hoida. Et Tarmo Neemel ka siis senior 3 nagu ka Raido Kodanipork, et mehed jagavad senior 3 siis esimese ja teise koha oma vahel. Ja ei, see vahe on ikka väga pikk praegu, siin on näha, et jah, ja sellistel võistlustel, kus siis, või startides, kus on mitmed erinevad vanuseklassid koos, eelkõige jälgitakse oma vanuseklassi võistlejaid, ehk siis medalid ei saa mitte 3 esimest lõpetanud, vaid iga vanuseklassi 3 esimest. Ja samal ajal, kui siin Alar Reiska läheb 3. kohal ja Avo Eljas 4. kohal, näeme ka siis stardi-finiši kaart, kus on Eesti Jalgratturite Liidu toetajad paremal ilusti kirjas. Rand ja Tuulberg, ettevõtte Standard, Jetoil, Jaarum ja meil on seal ka siis Saint-Gobain nimisponsorina ilusti silme ees ja Elva Vald, kes siis on siia Eesti meistrivõistlusel tugevalt õla alla pannud. Ja lubanud sellise ägeda raja siin koha peal kokku panna. Jah, sest jäljed jäävad siia maha ju muljet avaldavad siia muru peale. Mitte väga kauaks. Kogemus on näidanud seda, et tegelikult ka kõige mudasemal kohal kaovad need jäljed loetud arvu nädalatega. Loodus on imelise taastumisvõimega ja see ei tee üldse mitte väga suurt kahju. Jah, ja muru kasvab kiirelt, teame ise. Eriti needki murutraktorit ei ole. Õigeni niidukit, robotniidukit. Peab lükkama seda masinat päris tihti. Nii on, eriti sõltuvalt aastast. Siin siis käesoleva sõidu üksildane liider Raido Kodanipork ja tema taga siis paistmas Tarmo Neemela, kes hetkel teisel kohal ka suhteliselt turvalise vahega. Mäletan aegu ammuseid, kui sai lumeses sõidetud ka sügiskrossi, nagu meil siin talikrossi aeg-ajalt toimub ja tegelikult ka Euroopas ja siis Sikrossi sari hakkab pihta alles. Siin saab tuure ülesse talve poole ja ka päris lumistes tingimustes teinekord tuleb meestel sõita, et meil siin seekord nüüd lund ei ole, aga Eestis juba tegelikult esimene lumi vahepeal maha tuli. Väidetavalt Tallinnast tuli, Tartus ei näinud. Jah, Tartus ei näinud, aga kel Tallinnas sasja, need nägid ära. Et ja Sikross siin jutud käivad, võib ka siis mingi hetk olümpiaprogrammi
sattuda. Mis sa oled kuulnud, Lauri, oled kursis teemaga? Viimaseid uudiseid ei tea. Ma leian, et kindlasti oleks tegu hästi õige alaga lisada olümpiaalade nimistusse. Suur küsimus on ainult selles, et kuhu ta siis minema peaks. Oma reeglistiku järgi justkui sobiks taliolümpiale, sest võistlused toimuvad eelkõige sügis-talvisel perioodil. Samas jälle päris sellise 2-meetrise lume kontekstis ta ka nagu õige ei ole. Suve olümpiale jälle nagu ei sobi, sest kalendri mõttes keegi pole valmistunud selleks. Sellised diskussioonid käivad, saame näha. See näitab tegelikult ka seda rattasõidu mitmekülgsust, kui palju need erinevad rattasõidudistsipliine alasid on ja ütleme nii, et rattasõit on ka siis üks nendest vähestest aladest, kus üks distsipliin võib-olla surutakse taliolümpiale ja ülejäänud on suveolümpiale, et spordialasid mujalt kõrvale annab tuua. Just, võib selline asi juhtuda küll. Kuigi jah, ka ujuda annaks jääaugus. Ujutaksegi. Alles eelmine aasta vist olid, mis need olid, Euroopa meistrivõistlused tali ujumisest Tallinnas või oli see 2 aastat tagasi? Jah, olümpiaprogrammi veel pole pandud, aga ootame huviga. Jah. Igal juhul Raido Kodanipork siin viimasel ringil on. Viimast korda meie bussi eest läbi minemas. Jah, ja see tundub, et kui tal nüüd midagi ei juhtu, siis edu on selline, et no peaaegu, et joostes jõuaks ka juba vist. Ei, ma arvan, siit on ikkagi liiga pikk maa minna. See 1,5 kilomeetrit või ka kilomeeter sellisel maastikul joosta 80-kilone ratas õla peal. No jah, see on ikka omaette ettevõtmine. Jah, vajab natukene jõudu. Ja Tarmo Neemela tundub, et on siis kindlalt teisel kohal nüüd liikumas, et kui tal vahepeal ikkagi siin olid ka väiksed komistamised ja kukkumised, siis hetkel püsib kindlalt sadulas ja ei ole jah, midagi tal viga, et leidis uue hingamise. Ja need ka helkurattal küljes on. Jäin minagi seda vaatama, et ohutus eelkõige, seda siis kõigile rattaga liiklejatele, kuna tõepoolest sügis on kätte jõudnud ja vara läheb pimedaks ja hilja valgeks, siis kes iganes rattaga liikleb, palun pange omale tuled peale. Võib-olla Tarmo tuli selle mõttega, et näitab tagatulesid teistele. Aga unustas sisse lülitada. No aga ei saa ka teistele näidata, sest üks mees on eespool. Jah. Aga siin on Tõnu Ord meil tulemas, siis Tõnu hetkel seenior 3 klassi ratturina. Neljandal kohal vist, ma arvan. Peaks olema seenior 3-st, jah, 4. kohal, kui me ei eksi. Et siin ees meil läks Alar Nigul, kes on mehed seenior 4, et tema on igal juhul teises vanusgrupis. Alar Reiska on mehed seenior 4. Ja Priit Rampolt siin tulemas mehed seenior 3, et Tõnu Ordist isegi 3. kohal siis oma vanusgrupis. On jah, Aavo Iljas on teine seenior 3. Keskmised kiirused võrreldes 16-aastaste noorukitega siis on langenud peaaegu 2 kilomeetri võrra tunnis. Jaa, vabandust, Eljas on 3. siis ikkagi. Neemel on teine. Jah, ma vaatasin eelmise ringi seisuga tulemusi. Ja siin on tulemas Aimu Ruuk siis, et jah, mehed seenior 5. Väga heas, selle vanuse kohta ikka väga heas füüsilises vormis mees, midagi pole öelda. See näitab, mida teeb rattasõit vabas looduses. Jah, et nooruslikkuse saladus. Nooruslikkuse saladus kindlasti. Sul on stardinimekirjad käes. Oskad sa öelda, milline start tänapäeval on kõige suurema osavõtjate numbriga? No nüüd juuniorid, kes stardivad meil siis, meesjuuniorid, kes stardivad meil järgmisena. Seal on tundub üpris palju osalejaid, nagu ka mehed seenior 2 ja seenior 1, et need on ka 2 vanuseklassid, mis on kõige osavõtu rohkemad. Et teistes juba on natukene vähem, et ka noorte sõidus olid mõned osalejad vähem tundub, kui siis meesjuunioride sõidus. Ja nagu ma näen, siis meesjuunioride nimistus on ka esimesed välisvõistlejad või välisvõistleja kirjas. Läti esindaja. Jah, Läti esindaja, et Tartu 2024 jalgrattatiimi treener Toms Flaksis, Läti mees oli hommikul siin kohal ja uurisin ka, et mis nii vara tulid, et meeste sõita alles õhtul, aga siis ütles ka, et üks lapsevanem rääkis ta pehmeks ära, et ta varem tuleks ja poisi kohale tooks. Selge. Ja siin näeme siis võistlejaid lõpetamas oma viimast ringi. Raido Kodanipork on juba siit tõusust üles läinud.
Tarmo Neemela seda teeb. Ja siin ongi siis mehed seenior 3 esikolmik, et kui siit ja seenior 4 esikoht.